Tere tulemast Fateki YouTube'i kanalile. Meil sai valmis järjekordne projekt ja mõtlesime, et näitame seda natuke rohkem süvitsi ja selgitame ära ka, mis siis tehtud sai. Esiteks sellel autol tegime ainult kere juhtmestiku. Mootori juhtmestikku me siia ei teinud, sellepärast et klient plaanib hiljem mootori ära vahetada, ehk siis ei olnud praegu seda investeeringut vaja teha. Kere juhtmestiku puhul või kogu antud süsteemi puhul see põhituum on PMU, mis meid voole juhib, ehk siis siin juhtmestikus ei ole ühtegi kaitset ega releed, kõik on nii-öelda elektrooniline. Kasutame siis Ecomasteri PMU 24, mis oli antud projekti jaoks üpris reaalne. Meil jäi seal 2 varu ja saime siin vajadused täidetud, mis meil olid. PMU seadistuse tegime ka ja kogu selle ülejäänud dash, roolipaneel, nupupaneel, aju, kõik omavahel suhtleksid, kõik känni võrgu seadistasime ära. Tegime siia erinevaid funktsioone, automaatne ventikas, starteri blokeering teatud pöördest. Ja lisaks on ka valmidus tegelikult olemas sellele, et kui tuleb siia uus mootori juhtmestik, siis pistikud on selle jaoks vooludega olemas. Et väga lihtne on jätkata või teha uut mootori juhtmestikku siia lisaks, et ei pea hakkama siin PMU-ga midagi mässama, vaid saab otse siis vajalikud voolud juba olemasolevatest pistikutest kätte ja need on ka kõik juba PMU-sse ära programmeeritud nii nagu vaja. Kõik selle juhtmestiku juhtmed on uued ja me kasutame siis nii-öelda mil-spec või militaarstandardile vastavaid juhtmeid. Ja üks asi veel, mis me selle juhtmestikuga tegime, on see, et oleks võimalikult lihtne seda siis kas vajadusel välja võtta või kui on vaja midagi juurde lisada või hooldada või läheb katki midagi, mis iganes. Kogu juhtmestik on jaotatud põhimõtteliselt 3 ossa. Sul on keskmine, ehk siis see kabiini osa, taga alates paagist on eraldatav ühe pistikuga ja lisaks on siis tulemüüri enda pistik, kus lähevad ka siis voolud kõik kapoti alla. Antud autol on kokku siis 2 nupupaneeli. Kõigepealt esiteks on meil peavoolu või massilüliti, emba-kumba, millest meil lähevad voolud peale. Siis aju jaoks on meil süüde eraldi. Ja siis on meil nupupaneel 1 ja nupupaneel 2, mis on siis rooli peal. Osad asjad siin dubleerivad ennast, et saab ka kaardilugeja toimetada, kui on vaja. Aga midagi keerulist siin ei ole, meil on nagu ikka starter mõlemal nupupaneelil, siis on ventikas juhul, kui on vaja manuaalselt ventikat lülitada, kontrollida, kas töötab või mitte. Ja või näiteks, kui on automaatrežiimis ja ventikas töötab, siis sa saad siit ka seda välja lükata. Ohukad, lisatuled on 3 režiimis, on kõik korraga, on alumised ja siis on ülemised. Juht saab ise valida signaal, kojamehed, dashi lehekülje vahetus ja salongipuur. Juhipaneelist on meil siis suunad, vasak ja parem. Samamoodi starter, aknapesu, mis peseb ja samal ajal tõmbab sul ka kojamehega selle puhtaks. Pidev kojamees, 2 režiimi on intervalliga ja siis on kiire. Signaal, täistulede vilgutamine ja siis on stage mode, mis on siis antud auto puhul launch control ja siis lisaks logimise alustamine, ehk siis Maxeco hakkab logima. Launch controlis on 2 astmes, seda saab ise Maxecust klient muuta, mis need on, aga praegu on näiteks 2000 ja siis on 4000 ja dashi peal siis näitab sulle ära, kumb launch sul aktiivne on. Ja siis viimane asi muidugi tuled, pargid, gabariidid ja täistuled.
pistikud said samamoodi, kõik said uued. Ainukesed, kus me kasutasime vana pistikut, olid tuled, sest neid lihtsalt on keeruline saada. Kuigi neile me tegime ka üleminekud, ehk siis ikkagi võimalikult väikene on see jupp originaal nii-öelda juhtmestikust. Kattematerjaliks kasutasime me sellist riide moodi siis mähitavat rüüd. See on natukene odavam ja aitab kulusöö kokku hoida, kui teha see täielikult termokahaneva rüüga. Aga iseenesest ta on hea materjal ja ta on samamoodi õlitekindel, niiskusekindel ja nii edasi. Kõik pistikud on märgitud. Klient saab endale kaasa dokumendi, kus on kõik pinnaudid kirjas iga pistiku kohta, mis pinni all, mis vool jookseb või mis funktsioon tal on. Kui on vaja midagi teha, siis on ülevaade olemas. Siis Dashiks me kasutasime meie enda toodet, mis on siis töötab Canvasi pealt, on 5-tolline. Ja lisaks siis Dashile on meil olemas GPS moodul, et juhul kui on vaja kiirust, siis selle võtsime kepsu pealt ja see samamoodi töötab üle känni. Dash iseenesest väga lihtne, sul on käigud, kõik info tuleb üldiselt Maxecust. Kuigi siin on hash shifter, siis me arvutame ikkagi käigu ära Maxecus ja saadame selle Dashi. Ehk siis meil on iseenesest olemas ka käigu indikaator juhul, kui on olemas kiirus ja pööre. Ehk siis me saame seal arvutuse teha. Põhiandmed on juhile näha, lisaks on hoiatused, kui on mingi parameeter väljapool piire, neid saab ise klient seadistada oma arvutis. Kui vahetad Dashi lehte keypadist, siis tekib diagnostileht, kus on sul siis põhiandmed, mida siis Maxecu välja saadab. Siin antud juhul on praegu natuke rohkem, kui reaalselt välja saadab, aga selle mõttega, et mingi hetk need tulevad niikuinii. Selline oli siis üks meie projektidest. Kui siuksed asjad huvi pakuvad, siis andke märku, sest meil varsti on tulemas ka üks driftiauto, mis võib päris huvitav olla. Et ei ole ainult ralliautodele me keskendunud, kuigi 90% on niimoodi praegu välja kukkunud. Kui on huvi, siis näitame ka, kuidas juhtmestiku tegemine käib. Me juhtmestiku teeme üldiselt kõik laua peal. Inseneerime selle nii-öelda arvutis kõik valmis, et päris põlve otsas midagi ei tee. Kui on kellelgi vaja veel juhtmestikku, siis võib meiega ühendust võtta vatekracing.eu või siis kirjuta otse info@vatekracing või Instagramis. Oleme kättesaadavad ja teeme asja hingega.